Tervist sõbrad, ma olen Kristo ja räägin teile oma tegevustest. Seekord mitte taksos, vaid Bulgaarias ja sõbrad, ma puhkan, mida ka teile kõigile soovin. Sõbrad olen palju näinud, palju olen teinud ja täna tuleb ka üks eriline päev. Täna me otsustasime võtta endale rendika ja vaadata, milline näeb Bulgaaria ka väljaspool meie turismilinnakut. Sõbrad, see on minu auto Renault Clio 1,5 diisel. Vist pidi olema viimane mudel 2019. Mina Eestis pole siukseid näinud, aga sellegi pole. Vaat selle ilususega me asumegi oma reisile ja kutsun ka teid minuga kaasa. Nii et sõbrad, lähme sõidame. Seljakotid selga, koju jäägud suumadan, kikilits ja kaap, oodaku oma aega veel. Meesek kohte pelga, naine kodus kamandab, kodust välja saab, harva ju hea on olla teel. Metsa vahel, vastu tuleb karusid, päevas meesid arusid. Esimene peatus. Surma ei saa sõida. Sõbrad, me oleme jõudnud juba mägedesse. Meie trip on alles alanud, 15 minutit oleme liikvel. Vot see auto seal, see valge on meie juht. Ehk siis juhtiv auto, kes viib meid täna Varnasse. Me ei tea, mis meid ootab ees, mis seiklused, kuhu me satume ja mida me tee peal näeme, aga meil on juba hing kinni juba tänu sellele, et sa vaata, mis siin korraldavad, nagu Eestis sõidaks, autod trügivad vahele. Hing on juba kinni sellest, millised vaated on praeguseks avanenud ja me veel ei tea, mis meid ees ootab. No nii, sõbrad, viiekas sellele, kes mulle selgitab ära, mis putkal see on. Autos Mirko Zvani. Ma saan aru, et siin on mingi auto saunaga, aga mis saunaga mina aru ei saa. Nii et edu teile! Siseneme Varna linna, me oleme vist ühes kõrgemas sillal, kus ma üldse kunagi viibinud olen. Ma ei kujuta ette, ma arvan, et see on umbes 100 meetrit kõrgus. Peaks pärast kuuldama, kui kõrge see sild on. Aga jah, eespool meid ootab Varna linn. Ei tea, tundub nagu nõukogude aeg seal kõik. Aga eks me näe ole. Metsa vahel, vastu tuleb karusid, häälas meesid arusid, piibud tobid suus, kuskil võsa vahel. No kuhu paneme? Ma ei tea, teil on navigaator, meil ei ole. Emotsioon on uus, seljakotid selga. Peale siis seal mingist orrust läks siis ju. Mis asi tuli? Kraanivesi läks sinna kaussi. Meil oli kaussi. Nagu kaussi, kraanikaussi või? Või kaussi, millega te vett peale kallate pärast või? Ja toru all oli kauss. Aha. Aga veetsupott oli ikka või? Oli või? Ma arvan, et nüüd Ella saaks aru, mis tähendab, kui ta nägi, et istuti kahe jalaga poti peale, vaata. Jaa. Kahjuks ma nüüd. Rammo, kuidas oli? Oli seda raha väärt või? Ei. Hädas ei tehtud. Ma panin Ritsi trahviga järgmine, kui sa kõnni teed. Ma arvan, et keegi paneks tähele. Seljakotid selga, koju jäägud suumadan, kikilits ja kaap, oodaku oma aega veel. Meesek kohte pelga, naine kodus kamandab,
seaduslikult. Piirivalve võttis meid maha näite. Piirivalve võttis maha. Nii et ei tea, võib-olla sellega lõpeb minu video ja olen ma vangis nüüd edaspidi. Siuksed lood. Kosekohinaas, kandled käes, gaasimaskid peas. Õitsev ühismajand, muru eide tütred sääl. Utmistuhinaas, hambud käes, Kungla rahva seas. Otsustasime Mäekülas. Mis selle nimi oli? Ühesõnaga, keegi ei tea, kus. Lihtsalt olen Mäekülas praegu. See ongi reisi parim osa. Läksin kohaliku restorani sööma. Mis me siis tellisime? Minul on mingi vorst. Sandra sööb ikka oma krevette. Siis pasta. Väga hea. Mis sul on? Sealihaseentega. Sealihaseentega. See tükk on muidugi meeletu. Siga vist praegu. Adriana, mis sul on? Pizza. Pepperoni. Pepperoni. Kuidas maitseb? Palju? Rama, mis sa head sööd seal? Kana. Kana? Lihtsalt kana? Lihtsalt kana. Juurikatega. No, ei, seda poissi me ei hakka näitama. Pizza bolognese. No keskmised hinnad on siuksed 6 eurot on praad põhimõtteliselt, on ju? Jah, 6 eurot praad pluss joogid. Nii et head isu mulle. Suurepärane restoran. See on restoran. On küll, loe. Näed. Muidugi see on rohkem sukse pubi moodi, aga päris head toidud olid siin. Siis võime korraks siia vaadata. Kui te kunagi satute siia, siis ma soovitan, aga ma ei tea isegi kuhu te sattuma peaksite. Kõht on täis, nüüd oleks vaja higivastast vahendit osta, ehk siis uus T-särg. Üldse oleme? Botaanika ees. Ei, aga kus kohas? Ma ei tea. Ja mis selle koha nimi on? Sofia. Peale pikki seiklusi jõuame lõpuks siia. Jah. Läbi raskuste, läbi tule ja vee me saime ikkagi siia majja. Vot see on iidne veinitehas. Kas ta töötab praegu ka, Sandra? Ja, ta on isegi praegu töös. Sõbrad, siia sisse saamine on nii keeruline, et kui te selle ette võtate, siis varuge endale närve. Meie tahtsime saada sisse siia veini, sellest olime valmis sellest maksma. Ja meile öeldi, et 8 eurot nägu, vabandust, 8 kohalikku nägu, see on umbes 4 eurot ja te saate veini paleed külastada. Ostsime ära siis ilusti ja mis selgus, et ei saa, et veinimajja on eraldi pilet. Muidugi tõstsime skandaali ja nüüd kuskilt läbi tagaväravate, kuskilt läbi salakäikude me ikkagi oleme siia sattunud, nii et lähme vaatame, mis seal pakutakse meile. Seljakotid selga, koju jäägud suumadann. Kikilits ja kaap, oodaku oma aega veel. Meesek kohteb pelga, naine kodus kamandab. Kodust välja saab, harva ju hea on olla teel. I'm driving. So? Viibutobid suust, kuskil võsa vahel, liivahunte kohata. No nii, sõbrad, naiste meil on rahuldatud. Veinigaleriis on käidud, saadud erinevad veine maitsta. Päris head olid osad olid täitsa kavno. Aga naised valisid välja. Meeste kohus on neid kanda ja varsti jõuame autoni, nii et ka see seiklus on praeguseks läbi. 3 peale!
Kristo nägu on legendaarne. Türa, vutsi, kuradi Bulgaarias on. Kui tahame minna, et lähme hüppame kaljut alles. Ma ütlesin, et kaljuhüppe tuleb. Sa oleks näinud, kuidas me ülesse sõitsime reisk. Ma ei hoidnud silmi kinni, ainult sellepärast ma pidin juhtima. See, mis seal on, see otsa peal, vaata see, kus on täiesti paljastatud. Hea küll. See on nüüd siis ära nüüd, kuhu me jõudsime. 12 kilomeetrit eemal. No nii, sõbrad. Sõbrad, sellise ilusa vaatega me lõpetamegi selle kahepäevase reisi autodega. Auto on hästi tubli olnud, vastu pidanud, meid vedanud mägedes ringi siin Bulgaarias, oleme näinud vägevaid asju. Nii et sõbrad, tänan, et veetsite selle aja minuga, ma loodan, et teile meeldis ja kui meeldis, pange like. Seekord dislike'id võivad ka olla, aga ma ei tea, kuidas saab sellise vaate peale dislike'i panda. Nii et sõbrad, tänan, et vaatasin ja järgmise videoni.